Tere tulemast IT Kolledži infotundi. Peagi on algamas meil sisseastumine ja täna siis on oodatud kõik sisseastujad meile siia koha peale ja tervitused ka kõigile, kes vaatavad meil veebis. Infotunnis räägib meil rektor Tiit Roosma, seejärel õppekavadest räägib Margus Ernits, kõrgharidusreformist ja võttast räägib Inga Vau, meie õppeosakonna juhataja, ja täpsemalt sisseastumistingimustest räägib Dagmar Tamme. Lisaks räägivad veel tudengid enda kogemusest ja toredatest klubidest, mis meil siin majas on ja kus siis õppetöö väliselt saab kaasa lüüa. Ja alustuseks annangi sõna IT Kolledži rektorile, härra Tiit Roosmale. Austatud IT-huvilised, kas siin ruumis või siis ka kaugemalt vaatajad. Tõepoolest, lähenemas on väga oluline moment, kus paljud noored peavad tegema oma valikuid ja need valikud mõjutavad teie elu võib-olla väga pikaks ajaks. IT Kolledžisse on sisseastujaid olnud väga erinevates vanustes. Vahetult koolilõpetajate jaoks on elu või valik võib olla lihtsam. Ühtepidi on see, et kas nad on juba pikka aega kandnud mingit kindlat soovi, kuhu minna edasi õppima. Need lähevad ja teevad selle valiku ära, realiseerivad selle ära, aga väga paljud on ka sellised, kes ei oska praegu väga hästi valida, vaid see kaalukauss on ühe või teise eriala vahel. Ja nendel ma küll soojalt soovitan, et miks mitte ka võtta ette IT-haridus, sest IT on nii või teisiti tungimas ükstaskõik millistesse eluvaldkondadesse ja kui te hiljem leiate, et klassikaliselt patsikapoisi amet ei ole võib-olla see, mis on teie elu ideaal pikaks ajaks, siis te saate rahulikult siirduda mõnda teise valdkonda. IT Kolledžisse on läbi aastate tulnud ka väga palju neid, kes on juba saanud mingisuguse töökogemuse IT vallas. Ja IT vallas me teame, on väga suur tööjõupuudus. See on viinud võib-olla ka selleni, et väga paljudel täna IT-sektoris töötavatel inimestel on oma ülikooli diplom kätte saamata. Ja kõik sellised inimesed, kui te leiate, et teil on soovi, tahtmist ja võimalust, siis tulge IT Kolledžisse, sest tõepoolest meil on paindlikud õppetingimused. Meil on võimalik õppida nii päevases õppes, õhtuses õppes, kaugõppes ja selline võimaluste paljusus tagab teile kindlasti ka selle, et lisaks oma võib-olla suhteliselt kitsal erialateadmisele saate siit juurde ka natukene laiemat tausta. Miks tulla IT Kolledžisse õppima ja mitte minna ülikoolidesse? Ülikoolidesse IT õppima minnes on kindlasti väga hea valik, aga oleme ausad, tänased ülikoolid on eeskätt orienteeritud teaduspõhisele õppele ja ülikoolid näevad ette seda, et kindlasti teid valmistatakse ette eeskätt doktoriõppesse minekuks. Eesti Infotehnoloogia Kolledž, kui ta 13 aastat tagasi loodi, siis tema loojateks olid nii klassikalised Eesti suured ülikoolid, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool, Eesti riik ja 2 IT-firmat, mitte IT-firmat, ütleme IT-poolsed partnerid, Eesti Telekom ja Eesti Infotöötlejate Liit. Ja IT Kolledž loodi just selleks, et tõepoolest valmistada ette tööjõuturule siirduvaid spetsialiste. Ma võin teile väita, et kõik IT Kolledži lõpetajad on tõepoolest saanud piisavalt hea ettevalmistuse, et saada ja liikuda edasi tööjõuturul. Siiamaani statistika ütleb seda, et mitte ükski meie lõpetaja ei ole pidanud ennast töötuna arvele võtma ja palgauuringud näitavad seda, et tööandjad on hea meelega nõus meie lõpetajatele pakkuma väga head palka. Aga veel kord, valik on teie. Ja kuidas me seda, või ütleme, mille poolest siis kolledž suudab pakkuda sellist head tööle mineku ettevalmistusega lõpetajat. See on see, nagu meie asutajatestki 2 tükki on otseselt firmad esindajad, siis meil on ka väga palju õppejõude otseselt firmadest, kes tulevad siia, toovad oma loengutes ja praktikumides just nimelt neid näiteid, mis tegelikult firmades tehakse, kuidas tehakse ja veelgi enam, teil õpetatakse just nimelt neid tehnoloogiaid, mida firma inimesed täna täpselt kasutavad. Tõepoolest, meil on korralik laboribaas, meil on väga hea õppejõudude tase ja ma usun, kui te
valik langeb IT-kolledži kasuks, siis te seda hiljem ei kahetse. Ja ma soovin teile õiget valikut. Tere, minu nimi on Margus Ernits, mina olen IT-kolledži arenduse õppekavajuht IT-arenduse. Ja ma alustan natukene kaugemalt, nimelt IT-ajaloost. Kui te olete näinud vanaaegsetest arvutitest pilte, siis kujutate ette, et need arvutid on suured, saalid on neid täis, nad produtseerivad kõvasti soojust ja tarbivad tohutult palju energiat. Samas, kaasajal võib ka selliseid saale näha, kuid see IT, millega teie olete kokku puutunud ja millega inimesed kokku puutuvad, on natuke teistsugune. Olid ajad, kus arvutiprogrammeerija, inimene, kes lõi arvutiprogramme, oli reeglina matemaatik, füüsik või mõni muu sellise karmi alateadlane. Kaasajal see enam nii ei ole. See on vägagi muutunud. Arvutid, mis olid inimese jaoks kaugel, kuskil serveri ruumides, inimesed neid ei näinudki, on tulnud inimesele lähedale. Personaalarvutid olid need, mis tõid suure murrangu igaühe ellu. Ja mis juhtus personaalarvutite tulekuga? IT-arendajaid, programmeerijaid oli vaja järjest rohkem. Peale selle tuli internet, või õigemini nad tulid küll koos, aga internet plahvatuslikult levis peale PC-de levimist. Ja programmeerijaid läks vaja veel rohkem. Infosüsteemid kolisid veebi, igaüks ostab oma autobussipileti näiteks veebist, trükib välja või siis kinopileti, kõik asjad on veebi läinud. Ja areng ei ole pidama jäänud, kui vaadata ükskõik millist seadet, televiisorit, külmutuskappi, kas või röstrit. Järjest rohkem topitakse sinna sisse väheke arukust. Tooted, mis olid täiesti tavalised 10 aastat tagasi, on 10 aasta pärast arukad, arvestavad inimese kohaloluga, inimese soovide, tahetega ja see kõik muudab tarkvaraarenduse maailma lähemal ajal. Ja tarkvaraarendajad on vaja veelgi rohkem. Eesti Infotehnoloogia Kolledž annab väga mitmekülgse vaate tarkvaraarendusele. Meie lõpetajad saavad tööd erinevates firmades ja on suutelised kaasa lööma tarkvaraarenduse kogu elutsüklis. Ja arendus ei ole ainult veebipõhiste infosüsteemide tegemine või arvutiprogrammide tegemine. Järjest rohkem liigub arendus sinna suunda, et on vaja teha valmis programm, mis töötab mingisuguse seadme sees. Seda saab samuti meie koolis teha, näiteks kaasa lüües robootikaklubis või siis mobiiliarenduse laboris võtta õppeaineid. Kui võrrelda IT-kolledžit teiste Eesti koolidega, ülikoolidega, kes pakuvad IT-arenduse õpet, siis me eristume üsna selgelt selle poolest, et meie haridus on väga praktiline, otseselt rakendatav. Inimesed, kes lõpetavad IT-kolledži või õpivad IT-kolledžis, on tööturule sisenedes kohe võimelised midagi tegema. Eesmärk ei ole ainult magistriõppesse või doktoriõppesse minna, vaid anda ka praktilised ja rakendatavad teadmised. Ja Robotexi võistlused tulemused näitavad ilmekalt, et meie oleme orienteerinud praktikale ja praktilisele lähenemisele. Seega, kui tulete IT-kolledžisse, kindlasti vaadake, mida tehakse robootikaklubis. Õppekavast. Õppekava annab teile väga palju programmeerimist, aga samas ka palju üldaineid. Ja ärge alahinnake üldaineid, nagu matemaatikat, füüsikat ja loogikat. Nende maht on rakenduslikus koolis küll väiksem, aga samas need õpetavad teid õigesti mõtlema ja õppima. Need on 2 oskust, mida läheb vaja kõikides ülejäänutes programmeerimisainetes samamoodi. Ja meie õppurid peavad läbima tarkvaraarenduses need õppeained, mis teil slaidi peal on.
ja neid on päris palju. Need on kohustuslikud IT-arendusega seotud ained. Ja valikainetena saab veel üsna palju õppida päris palju huvitavat. Alates veebilehtede tegemisest, lõpetades siis testimise ja mobiiliarendusega. Väga oluline IT-kolledžisse tulles. Minu soovitus teile, oluline soovitus minu arvates on, tehke midagi ise ka. Osalega mingisuguses vabavaralises projektis, õppige koodi kirjutama, jootke midagi kokku, tehke midagi põnevat. Sellepärast, et programmeerimise ja tarkvaraarendusega on üks suur probleem seotud. Nimelt seda ei saa ainult õpetada, vaid seda peab õppima ka. Ja kõige paremini tõstatada oma motivatsiooni ise midagi tehes, midagi huvitavat tehes. Leidke endale mingi huvitav tegevus kooli kõrvalt. Kas robootika, kas või mängude või mobiilirakenduste arendamine ja alustage sellega kohe esimesel kursusel ja hakake ootama, millal te vastavad teadmised saate. Proovige. See on siis arendusõppekavast. Kuna administreerimisõppekava juhti hetkel siin ei ole, siis ma räägin teile ka administreerimisõppekavast. Administreerimisõppekavas ja ka arendusõppekava IT-kolledžis on natuke teistmoodi. Meil on eelis, me oleme hästi väiksed. Kui te lähete tundidesse, siis te avastate, et päris paljud õppejõud saavad üsna kiiresti selgeks kõik näod ja nimed. Te ei ole 1000 või 10 000, vaid õppejõud üsna hästi teab, mis on teie nimi, kuidas te oma aines olete hakkama saanud ja võib ka suvalisel hetkel liftis küsida, et kuidas kodutööga läheb. See ei ole midagi sellist, mida te mujal saate kogeda. Meil on samuti laborid ja klassid lahti. Väga tihti leiab tudengeid väga huvitavatel aegadel tegemas kas kodutöid, ühiselt õppimas kontrolltööks või siis lihtsalt tehes mingisugust huvitavat projekti, näiteks jootes Arduino plaati kokku või tehes midagi muud põnevat nende jaoks. Ja laboritest leiab meil tudengid siis suhteliselt suvalisel kellaajal, kui maja lahti on. Kuigi kolledžisse tihti tulevad inimesed, kes juba teavad, mida nad õppida tahavad. On viimasel ajal tulnud meile ka palju inimesi, kes tulevad IT-d õppida sellepärast, et neil tegelikult ei ole selget valikut, mida nad tahaksid õppida. Kui te olete selline või siis teil ei ole väga selget eelistust IT-s, siis ärge muretsege. Üks väga lihtne reegel on IT õppides. Kui te sellest mitte midagi ei tea, siis see tundub nagu kaugem ja ei ole motivatsioon õppida seda väga suur. Mida rohkem te teadmisi omandate, seda rohkem hakkab see huvitama. Nii et kui te tulete IT-sse isegi sellelt baasilt, et te lihtsalt ei tea, kuhu tulla, siis IT võib teie jaoks osutuda ülimalt huvitavaks. Mida rohkem te sinna sisse ennast panete, seda huvitavamaks see läheb. Meil on suurepärane õppeosakond, kuhu võib alati minna abi küsima, kui on mingi mure, probleem või kui te ei tea, mida täpselt teha. Ja õppejõuga on ka täitsa mõistlik rääkida, et nad on väga positiivsed. Siis kolledžil on tõesti mitu sellist klubi, meediaklubi, robootikaklubi ja tasub kursis hoida, mis seal toimub, isegi siis, kui aktiivselt osa ei võta. Nüüd süsteemi administreerimise juurde. Süsteemi administraator on natuke arendajast teissugune. Kuigi esimesel kursusel on kõik ained praktiliselt samad, avastate seda, siis see on tegelikult taotluslikult selline valik tehtud. Esiteks, esimesel kursusel on palju üldaineid ja teiseks, tegelikkuses te ei pruugi täpselt teada, et kas te tahate minna õppima süsteemide administreerimist või arendamist. Ja kui te otsustes pole veel kindel või siis tahate seda hiljem muuta, siis peale esimest kursust on see võimalus. Ja isegi, kui te teate täpselt, et mina tahan minna õppima süsteemide arendamist, avastate te võib-olla 10 aasta pärast, peale 10 aastat töötades, et tegelikult tahaks teha midagi muud. Kas analüüsida infosüsteeme, administreerida neid ja
tasub väga tõsiselt mõelda arendajana, võtta mõnede põhiliste administraatori ainete võtmisele ja vastupidi. Need ajad on möödas, kus admin mitte kunagi progema ei pea ja arendaja ei pea ühtegi serverit installeerima. Meie koolis saab väga mitmekülgse hariduse. Me ei keskendu ainult ühele süsteemile. Meie eesmärk on anda inimesele ülevaade erinevatest operatsioonisüsteemidest, erinevatest rakendustest. Ja me ei keskendu ainult ühele tootjale, see on ka üks meie eelis. Administraatorid teevad oma võrguõpet küll Cisco toodete baasil, kuid meie õpetamise metoodika on alati olnud sedasi, et kõigepealt õpetame teooria ära ja siis kindlasti on praktiline töö mingi konkreetse asjaga, mida reaalselt kasutatakse, mitte mingisuguse teoreetse asjaga, millega midagi pole peale hakata pärast. Ja sellepärast kõik adminid õpivad häälestama nii Windowsi servereid kui Linuxi servereid, programmeerima natukene erinevates skriptimiskeeltes nii Windowsi kui Linuxi all ja erinevaid võrguseadmeid seadistada. Administraatoril on tihti lisaks oskustele ka väga olulised asjad on nagu sellised isikuomadused. Et kui te vaatate TV-s tavalist kuvandit IT-süsteemi administraatorist, siis te näete tavaliselt sellist tüüpi, kes väga ei taha suhelda oma kasutajatega ja üldse katsub olla võimalikult omaette. Paraku on see olukord, kuhu adminid tavaliselt jõuavad siis, kui nad on väga pikalt tööl. Need inimesed, kes värskelt lõpetavad, nad on kasutajate jaoks väga sõbralikud ja ma alati ütlen nii lõpetajatele kui sisseastujatele, et need adminid, kes koolist värskelt tulevad, nendel on väga suur eelis, et kasutage seda ära. Ja lõpetuseks üks väike komiks. Ja siia kõrvale sobiks öelda minu endise töökaaslase sõnad, et administreerimine ei ole amet, vaid see on elustiil. Aitäh! Kui küsimusi praegu Margusele ei olnud, siis jätkame infotunniga ja mina olen Inga ja siin majas juhatan siis sellist õppetegevuse korraldusliku poolega seotud osakonda nagu õppeosakond ja räägin välja reklaamis Marje kui kõrgharidusreformist rääkimiseks. Ta natuke nii ongi, et räägime alguses natukene rahast selles suhtes, et kolledž on aasta-aastalt oma riigieelarveliste õppekohtade arvu suurendanud. Me oleme saanud riiklikku koolitustellimust käesoleval või nüüd juba lõppenud õppeaastal sisseastumise 125 õppekohta, aga samas see oli viimane aasta, kui meile riiklik koolitustellimus eraldati, sest riikliku koolitustellimuse mõistet kui sellist tegelikult enam ei ole sügisest. On kõrgharidusreform, mis toob endaga kaasa tasuta kõrghariduse, mis tähendab justkui seda, et kõik, kes sisse saavad ilma omapoolse rahalise panuseta õppida. Tegelikkus on pigem see, et tasuta lõunaid ei ole olemas ja tasuta kõrgharidus toob endaga või kätkeb endas ka teatud kohustusi, teatud piiranguid, teatud reegleid. Kui te asute õppima nüüd sügisel või edaspidi ja järgnevatel aastatel, siis te saate õppima asudes eestikeelsele õppekavale ja kolledžil on ainult eestikeelsed õppekavad täna ja praegu. Saate te õppima asuda tasuta õppekohale, valides oma koormuseks täiskoormuse, õppides nominaalkoormusega. See on päris suur kohustus. See on selles mõttes teadlik valik, et ei panusta mitte rahaliselt oma õpingutesse, aga te panustate väga suure ajalise ressursi sinna ja suhteliselt lühikese ehk nominaalkestuse 3-aastase perioodi jooksul.
Nüüd, miks ma rõhutan nominaalkoormust? Sellepärast, et kõrgharidusreform sätestab, et koolil on õigus küsida õppekulude osalist hüvitamist tudengitelt, kes ei täida nominaalset õppekoormust. See tähendab seda, et arvestus koormuse täitmise üle, õigemini siis õppekava mahu täitmise üle toimub semestripõhiselt. Ja kui te sügissemestril näiteks täidate mitte 30 EAP-d, vaid 25, siis koolil on õigus küsida 5 EAP ulatuses teie käest raha. Kolledži nõukogu kevadel võttis vastu otsuse, et see piir, mida koolil on õigus sätestada ise ehk tuua ta madalamaks, kui seadusandja on seda ette näinud, et see piir on 27 EAP-d. Ehk minu näite puhul see teile siis esitatav arve oleks 2 EAP eest. Nii nagu õppekava täitmise arvestus käib kumulatiivselt, nii käib kumulatiivselt ka selle puudu jäävate punktide eest raha küsimise arvestus. Ehk ühtepidi senikaua, kuni te kumulatiivselt ei ole saanud nominaalset koormust täidetud, senikaua on teil mingisuguste punktide eest, palju teil siis ühel või teisel semestril parasjagu neid kogunenud on, puudu jäävaid punkte, nende eest arve. Selles valguses on üks asi, mida ma soovitan teil läbi mõelda, see, kas te asute õppima täiskoormusega õppesse. Osakoormusega õppes ei ole tasuta õppimise võimalust, aga te läbite õppekava siis selles mõttes poole aeglasemalt, teie õppimise aeg võib venida kuni 6 aastani. Te saate ise suuresti reguleerida seda, kui palju te ühes või teises semestris õppeaineid omale valite, deklareerite. Te maksate õpingute eest, aga teil on teada, mille eest ja kui palju te täpselt igal semestril tasuma peate. Selles suhtes koormuse arvestus, õppekoormuse arvestus ja õppekava täies mahus täitmise arvestus on nüüd 2 erinevat asja. Õppekoormuse arvestus ei muutu võrreldes praeguste reeglitega, et 75% on täiskoormuse nõue ja 50% on osakoormuse nõue ka kumulatiivselt ja loetakse tibusid nii-öelda 1 kord aastas ehk koormuse täidetus vaadatakse üle õppeaasta lõppedes suvel. Üks muudatus, mis on selle õppekava täies mahus täitmisega ja võtaga, et kuna meil on 2 asja, on koormuse arvestus ja õppekava täidetuse arvestus, siis varasema õpi- ja töökogemuse taotlemine õppekava täitmiseks jääb alles. Jääb samadele alustele, mis ta seni on olnud, aga ta ei täida õppekava mahtu selles õppekava täies mahus täitmise arvestuses. Ehk ta läheb koormusesse, aga mitte teie konkreetses semestris sooritatud ainepunktide hulka. See tähendab seda, et kui te olete varem mõnes teises koolis õppinud, eriti kes võib-olla ka kaugõppesse või õhtusesse õppesse tuleb, kui teil on võib-olla üks kõrgharidus olemas, siis neid õpinguid, kui nad sobituvad IT-kolledži õppekavasse, sisuliselt saab arvestada, neid saab õppekava täitmisel kasutada, aga sellega te ei täida täiskoormusse õppes õppides seda mahtu, mille alusel teil kas tekib arve puudu jäävate punktide eest või ei teki. Ehk selles mõttes te ei saa varem õpitu pealt siin õppides aega näiteks tööle pühendada või nende punktide arvelt, selle aja arvelt. Te peate õppima ikkagi vähemalt 27 punkti semestris kumulatiivselt. Kumulatiivselt igaks juhuks lisan, et tähendab seda, et kui te näiteks esimesel semestril õpite, olete tublid, õpite 33 punkti, siis teisel võite te selle 6 punkti võrra vähem aineid sooritada.
ja teile arvet kevadel puudujäävate punktide eest ei teki, mis siis, et teine semester oli suhteliselt niru punktide poolest. Et nad järjest lisanduvad siis eelnevatele. Võtast ja sellest täpsemalt Dagmar kohe räägib, aga nii palju siis arvestada, et ükskõik millist varasemat õppimist, kas teises koolis, töökogemusest, iseseisvalt õppimist, ükskõik millist õppimist te õppekava täitmiseks taotlete, täidab ta ainult õppekoormust, aga mitte õppekava täies mahus. Et kui nüüd küsimusi veel on, siis ma vastan. Kui mitte, annan sõna Dagmarile üle. Tere ka minu poolt. Mina olen Dagmar Tamme. Tegelen IT kolledžis üliõpilaste vastuvõtu korraldamisega ja täna räägingi täpsemalt siis sisseastumistingimustest. Avaldusi on päeva ja õhtuõppe õppekavadele võimalik esitada juba ülehomsest ja kõikidele õppekavadele toimub siis seekord üks konkurss, mis tähendab, et õppekavade kaupa ei ole meil õppekohad ära jagatud ja avaldusi saabki esitada ainult ühe. Võimalik on valida siis 3 õppekava vahel. Nendeks on IT-süsteemide administreerimine ja IT-süsteemide arendus päevases õppes ja infosüsteemide analüüs õhtuses õppes. Kaugõppe vastuvõtt toimub meil sügisel, nii et kaugõppesse avaldusi veel esitada ei saa. Õpingute nominaalkestus on 3 aastat ja lõpetamiseks ehk siis diplomi saamiseks on vaja koguda vähemalt 180 ainepunkti. Nüüd koormusest oli siin veidi eelnevalt ka juttu, et sisseastumisavaldusest tuleb teil valida, millise koormusega te õpinguid alustate. Kas siis täiskoormusega või osakoormusega õppes. Nüüd jah, et kandidaadid, kes kandideerivad täiskoormusega õppesse, kandideerivadki siis tasuta õppekohale. Ehk siis esimesel semestril on nende õpingud tasuta, kuid edaspidi hakkab see siis olenema üliõpilase edasijõudmisest. Siin on aga ka üks piirang. Nimelt need kandidaadid, kes on eelnevalt kusagil rakenduskõrgkoolis juba eelnevalt riigieelarvelisel kohal üle poole nominaalajast õppinud, siis nendel on taas võimalus tasuta õppekohale kandideerida peale selle õppekava 3-kordse nominaalkestuse möödumist. Ehk siis need kandidaadid saavad küll täiskoormusega õppesse kandideerida, aga nende jaoks on õpingud tasulised. Ja osakoormusega õppe on siis samuti tasuline. Nüüd üks asi on tasuta õppe, teine on õppekoormus, nagu Inga juba eelnevalt välja tõi. Et täiskoormusega õppes tuleb siis iga õppeaasta lõpuks ehk 2 semestri peale kokku täitmisele kuuluva õppemahust vähemalt 75%. Ehk siis 2 semestri peale kokku koguda 45–60 ainepunkti. Osakoormusega õppes on see number siis 50% vähemalt ja tuleb koguda 30–44,5 ainepunkti. Nii täis kui osakoormusega õppides on üliõpilasel siis tudengi staatus, kehtiv ravikindlustus. Täiskoormusega õppes on võimalik taotleda ka õppelaenu ja saada õppetoetust, mis küll sügisest on siis vajaduspõhine. Osakoormusega õppes need võimalused puuduvad. Nüüd vastuvõtu eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele vastav välisriigi haridus. Mitte Eesti õppekeelega kooli lõpetanutel on veel üks lisatingimus sisseastumisel, nimelt vähemalt 60 punkti siis ühes järgmistest eksamitest. Kas see on eesti keele riigieksam, eesti keel teise keelena riigieksam, eesti keele kesktaseme või kõrgtaseme eksam. Ja juhul, kui nüüd ükski nendest eelnevatest eksamitest ei ole sooritatud või
on see siis tehtud tulemusele alla 60 punkti, siis on võimalus oma keeleoskust tõendada ka vastuvõtukomisjoni juures toimuval vestlusel või ka esitades keeleoskust tõendavad dokumendid komisjonile. Pingerida kujuneb keskharidustunnistuse keskmise hinde alusel. Arvesse lähevad keskmise hinde hulka siis kõik tunnistusel olevad hinded, välja arvatud koolieksamite tulemused. Kutsekeskhariduse omandanutel arvestatakse kohustuslike üldharidusainete keskmist hinnet. Riigieksamid ei ole sisseastumisel nõutud, kuid kellel on tehtud matemaatika riigieksam, siis see võib anda kuni 1 punkti juurde. Nimelt see tulemus jagatakse 100-ga ja liidetakse keskmisele hindele. Nendel, kellel ei ole riigieksam tehtud, siis neil läheb arvesse ainult keskmine hinne. Ja veel üks täiendav konkursipunkt on võimalus saada juhul, kui gümnaasium on lõpetatud kuld- või hõbemedaliga, kui on osaletud matemaatika, füüsika või informaatika olümpiaadil või kui on saavutatud 1. kuni 3. koht nooremeistri, kutsemeistrivõistlusel infotehnoloogia valdkonnas. Et sisseastumisel on siis võimalik saada maksimaalselt 7 punkti. Avalduste esitamine toimub siis vastuvõtuperioodil sisseastumise infosüsteemis sais.ee, kus siis kõik täidavad avalduse ja kui kõik andmed avaldusel ilusasti kajastuvad, siis ei pea ka enam mingeid dokumente koha peale toimetama. Küll kutsekeskhariduse omandanute hinded saisi avalduses ei kajastu, et nemad peaksid siis tunnistuse koha peale esitama. Ja pingeridasid on võimalik jooksvalt jälgida kogu vastuvõtu vältel ja pingereas kandideerivad siis need avaldused, mis on kinnitatud kandidaadi poolt ja omakorda vastuvõtutöötaja poolt. Nüüd veidi õppemaksust neile, kes siis plaanivad alustada õpinguid tasulisel õppekohal. Õppemaksu tasutakse ainepunkti põhiselt ja semestrite kaupa. Koosneb see siis ainepunkti hinnast ja semestri registreerimistasust. On võimalik õppemaksu tasuda kuni 4 osas ja järgmise õppeaasta tasude määrad on juba kinnitatud. Täpsemat infot leiab ka meie kodulehelt sisseastumise alt. Lisaks siis võtta, millest samuti juba juttu oli, et on siis võimalik taotleda varasema õppija töökogemuse arvestamist. Et võtta kaudu on võimalus arvestada edasistesse õpingutesse nii kusagil teises koolis läbitud õppesooritusi, samuti iseseisvalt õpitud täiendkoolituse kursusi, töökogemusest saadud teadmisi ja oskusi. Kõik, mis siis sisult vastavad IT-kolledži õppekava ainetele, nende arvestamist on võimalik taotleda. Ja taotlust on võimalik esitada enne iga semestri algust, aga kui on huvi juba nüüd enne sügist seda teha, siis dokumentide esitamise tähtaeg on augustikuu keskpaik. Ja tõepoolest siin see viimane lause tähendab siis seda, et püsida tasuta õppekohal ehk siis semestris koguda 27 ainepunkti vähemalt, siis see võtta ei lähe nende 27 ainepunkti hulka. Aga ta täidab õppekoormust. Ja avaldusi on siis võimalik esitada alates neljapäevast 27. juunist. Vastuvõtt lõpeb 12. juulil ja kaugõppesse toimub vastuvõtt septembris. Siin on siis ära toodud täpsem aadress, kust on võimalus lisainfot saada ja kontaktid, kuhu siis kirjutada, helistada, kui on küsimusi. Aitäh ja lõpetan, et kas praegu on küsimusi juba?
Mina olen Matis ja mina olen IT kolledži robootikaklubist. Mina siis esindan meie tudengit koos Fred Mooritsaga, kes tuleb ja räägib kohe IT kolledži meediaklubist. Nagu Margus Ernits enne siin rääkis, et robootikaklubi on see koht, kuhu sa tahad tulla siis, kui sa tahad olla aktiivne. Meie kolledžis on küll ka palju tüüpilisi IT-inimesi, aga leidub ka sellised mõnusaid tegelasi, kellele meeldib olla aktiivne ja aidata teisi või teha ise midagi lahedat. Näiteks, mida me robootikaklubist siis korda saadame, on, et koolitame noori ehk meie juures käivad õppimas näiteks keskkooli tudengid ja meil on välja kujunenud selline lahedate inimeste seltskond, kes tulevad kokku ja teevad midagi ära. Üks hetk. Siit on mul üks pilt, et siin samas koolis meil 4. korrusel on labor, kus me siis selliste nii väiksemate kui suuremate robotitega tegeleme. Ehk siis oodatud on sinna kõik, kellel on vähegi pealehakkamist ja huvi. Ei ole vajalik ühtegi eelnevat kogemust, et koha peal on inimesed, kes on valmis teid õpetama. Et kui tahate enda käed millegi külge panna ja midagi tõeliselt ära teha. See on väga multidistsiplinaarne tegevus, sest sa kõigepealt õpid mehaanikat, ehk nagu teistes koolides, et tulevad erinevad inimesed kokku ja teevad midagi ära, aga siin me üritame siis seda sama teha. Et sa ehitad roboti tüki peal üles, siis õpid elektroonikat, kuidas asjad tööle panna, kuidas asjad liikuma panna, ja lõpuks programmeerid seda, ehk asjad on aju, asi oskab ise, või robot oskab ise tegutseda ja liigub juba nagu tehisintellekti poole, et see on tõesti selline väga motiveeriv asi, et kui sa ei leia nagu muud moodi ennast, ei suuda motiveerida, et õppida programmeerimist, siis kui sa näed, et midagi tõesti toimib sul nina ees ja sa muuda midagi, siis see muutub selle moodi, siis on väga hea näide, kuidas asjad töötavad. Ja ka muidu on meil väga aktiivne üliõpilaskond. Näiteks see nädalavahetus me lähme 20-kesi lähme Käärikule suvemängudele, lähme IT kolledžit esindama. Ja Fredil pidi slaidid olema, et ma ei taha kõik ära rääkida. Tule ette siis. Tere ka minu poolt. Mina olen Fred Moorits. Ja enne kui ma liigun meediaklubi juurde, siis ma tahaksin tudengina, mina lõpetasin nüüd esimese aasta IT kolledžis, sooviksin välja tuua sihukese huvitava mõtte, et need tudengid, kes pole veel hetkel kindlad oma isiklikes teadmistes, et kas IT kolledžisse tulla, äkki nende varasemad teadmised pole piisavalt head, siis soovitan kindlasti tulla. Mina polnud samuti alguses kindel ja astusin IT kolledžisse ja veendusin, et IT kolledži õppekava on üles ehitatud just nõnda, et sul on endal võimalik selgeks saada ja väga heal tasemel ära õppida praktilises kasutuses kõik need ained. Nii, see oli siis üks kommentaar lihtsalt. Ma räägiksin meediaklubist. Enne kui ma detailidesse laskun, ma tooksin välja mõned asjad, mis meediaklubi meie koolis viimase aasta jooksul korda saatnud on. Meediaklubisse kuuluvad hetkel 16 tudengit meie koolist ja eelmise õppeaasta alustasime aeglaselt ja vaikselt hakkasime asju korda saatma ja kõige tähtsamaks meediaklubis peaksime teineteise toetamist ja üksteise õpetamist. Et see on see, millega me meediaklubis läbi aasta kogu aeg tegeleme. Edaspidi võtsime siis ette erinevaid üritusi, näiteks
panime püsti enda landparty, 2 tükki lausa. Teine landparty oli suurte sponsoritega. Teeme hästi tihti videosid. Meil on näiteks kooli tutvustavad videosid juba eelmise õppeaasta jooksul 2 või 3 tükki tehtud. Võimalikult palju üritame esindada kooli erinevatel üritustel. Siin on mõned pildid. Paremal näete IT ja vasakul näete eelmise aasta diplomitööde kaitsmisi. Kui nüüd ma neid slaide koostasin, siis mõtlesin, et mida oskab ühe aasta meediaklubis käinud tudeng. Ja ma panin need kirja ja ma avastasin, et see on ikka päris hea haridus isegi, võiks öelda, mida meediaklubist võib saada. Et see ei ole küll dokumendiga esitatav, aga siiski hea. Et esiteks oskame me filmida igas mõõdus kaameratega, alustades telefonidest, lõpetades siis professionaalsete kaameratega. Et on tekkinud spontaanseid momente, kus me ise öösel tahame filmi minna, aga kaamerat ei ole, siis on videot tehtud ka telefoniga valmis. Õpime videotöötlust programmidega Premiere, Windows Movie Maker ja agaramad saavad isegi õppida selgeks After Effectsi. Kolmandaks punktiks oskame me operaatoritööd, helitööd ja režiid. Selleks on meil koolitused läbi aasta, kus me teineteist õpetame. Neljandaks punktiks oskame hallata otseülekandeid ja mõistame, mis selle taga kõik toimub. Viiendaks teame, kuidas lahendada tehnilisi probleeme, mis võivad tekkida video ja heli salvestamisel. Ja kuuendaks rakendada oma teadmisi pilditöötlusprogrammides ja eelkõige siis Photoshop. Siin on mõned pildid jälle, et paremal näete just hiljuti toimunud Photoshopi koolitust ja vasakul on otseülekande koolitus. See otseülekande koolitus toimus hästi sarnase setupiga, nagu meil siin praegu toimus on. Siin on veel heli ja režii koolitus ja pidasin tähtsaks küll välja tuua, et energiajoogid on väga head abimehed. Võimalused meediaklubis. Et kui tudeng tuleb nüüd esimese või siis teise või 3. aasta alguses meediaklubisse, saab ta endale ligipääsu multimeedialaborisse, video, heli ja pildi tegemiseks vajalikule tehnikale. Tal on võimalus vastavalt tasemele teha ka juhutöösid koolist väljaspoole. Et meid on koolist väljaspoolt kutsutud filmima, pilti tegema, kõike muud. Eelkõige siis see tudeng areneb video, heli ja pilditöötlusvaldkonnas. Tal on võimalus saada kogemus projektide juhtimises, ehk siis on võimalik saada ka vastutav projekt endale, näiteks landparty või mõnemad suuremad videoprojektid. Meediaklubil on olemas green screen, millega saab siis ägedaid efekte ja asju teha. 7. on, meil on meediaklubis sünnipäevad, mis on, loob väga hea tiheda kommuuni, kus me tähistame teineteise sünnipäevi ja teeme kingitusi. 8. on siis võimalus muuta koolielu mitmekülgsemaks ja viimaseks kiiresti sisse sulanduda koolikeskkonnaga. Et kui mina kooli astusin, siis mina just tundsin ennast kodusena siin koolis osaliselt tänu meediaklubile. Siin on näha nüüd ühte kaamerat näiteks professionaalsem. Mõned faktid meediaklubi kohta, et mõned sponsorid välja toodud. Meediaklubis on hetkel 16 tudengit ja meediaklubi teeb siis aktiivset koostööd ka tudengilehe Update'iga ja üliõpilasesindusega. Siin on üks green screeni näide, lihtsalt faniks. Siin on näha, et meie kommuun on tihe, käime koos ka koolivälistel üritustel tähistamas ja all paremal on eelmise aasta fotokonkursi üks väljavõte. Et teeme ägedaid selliseid panemaid konkursse. Kui mõjus, siis näeme sügisel. Et kas kellegil on tekkinud veel küsimusi? Et kui mitte, siis võtke Dagmariga ühendust, kes tahavad sisse astuda, kui tekib küsimusi. Sais.ee on see koht siis, kuhu dokumente esitada ja loodetavasti näeme sügisel. Aitäh!